tere tulemast tagasi minu kanalile. Meil on täna laupäev, 8. jaanuar. Juba täiesti uskumatu, kui ma eelmises Oli videos ütlesin, et juba on uus aasta, siis nagu 8. jaanuar, lihtsalt mingi kolmandik sellest aasta esimesest kuust on juba praktiliselt läbi. Aga meie oleme maal, meile maale ööseks. Oleme üldse siin paar viimast päeva olnud Erki maal ja minu maal ja nautinud seda, et kui me nädala alguses, kuna minul oli teine nädal puhkust ja Erkil oligi siis see üks nädal, mis tal oli. Et kuna me nädala alguses peale aastavahetust me lihtsalt praktiliselt olime esmaspäev, teisipäev, me nagu niimoodi, meil läks päev ja öö sassi, sest me jäime magama mingi öösiti kell 3 lihtsalt sellepärast, et tund ei tulnud ja me magasime kella 12-ni. Siis me mingi kell 1 sõime hommikust on ju ja lihtsalt kõik läks nii sassi ja nagu kohe peale ärkamist tuli põhimõtteliselt õhtu ja nagu väga harjumatu oli see. Aga nagu ma ütlesin Erkile mitu korda, et ma tunnen ennast nii kasutuna, et ma nagu midagi ei tee. Aga samas, kui ma hakkasin nagu mõtlema, siis nagu puhkus ja sul ongi nagu selliseid päevi ka vaja, kus sa lihtsalt oled. Ja samas mul on hea meel, et ma sain nagu sellised päevad ka. Aga nüüd on mul mega hea meel, et me oleme maal ja nagu see puhkuse viimane pool on natukene aktiivsem. Et ma juba hirmuga mõtlen, et täna on laupäev, et kuidas ma esmaspäeva hommikul saan mingi 6:30 üles, sest et ma olen nüüd iga hommik ärganud mingi kell 11, täna märksin isegi 10 ajal, mis oli vara. Et nagu väga-väga sassis on kõik. Ja ma kujutan ette, kui raske on ärgata, aga ma tahakski ennast nagu täiega väsitada, et ma suudaks normaalsel ajal ärgata. Aga praegult me oleme Naalaga õue tulnud, ma tulin tegelikult lihtsalt hommikusele pissitiirule, aga ma mõtlesin juba, et ma lihtsalt vahepeal on niimoodi, et ma maal lihtsalt lasen ta nagu uksest välja ja ma ise nagu vaatan koridori, siis lasen ta sisse tagasi. Ma mõtlesin, et ma tulen takka natukene jalutan õues, et ma saaks ise natukene aktiivsust ja et tema saaks ka natuke rohkem jalutada, nii siis tulime lihtsalt õues, me jalutame siin metsatee peal ja nii mõnus on. Aga lühidalt rääkides, siis tänane plaan on meil selline, et kui te võib-olla mäletate, siis eelmise aasta vlogis, detsembrikuu vlogis, kui oli mu õelapse sünnipäev, ma rääkisin teile, et see lükatakse edasi, kuna nad on kõik terve perega haiged ja üldse mega haiguste periood oli. Siis täna on põhimõtteliselt 6 aega sellest möödas, ehk siis täna on see pidupäev ja see on nii naljakas, kuidas see nii kiiresti kätte jõudnud, sest et Otto lihtsalt täiega ootab seda ja tal ongi nagu täna siuke sünnipäeva tunne, mis sest taga sünnipäevast on nagu 6 aega möödas põhimõtteliselt. Et nagu täna on see pidupäev ja et täna õhtul läheme me mängutuppa sünnipäevale, aga enne seda veedame mõnusa päeva maal ja vaatame, mis see tänane laupäev meile veel täpsemalt toob, aga võtame lihtsalt lõdvalt, sest et 2 puhkuse viimast päeva on jäänud. Sõber või? Jaa. Jaa, aga mis päev täna on? Räägi teistele. Ma juba natuke rääkisin. Täna on laupäev, täna on 8. jaanuar. Aga mingi tähtis päev on täna või minu sünna? Ei. Miks? Ei ole, lihtsalt sinu sünnipäev on suvel. Mis kuupäeval? 22. juuli. Õige! Aga sinu sünna ka pole täna ju. Sul oli ka ära ju. Ja aga mul tuleb päris sünnipäev, sest et siis saavad kõik terved. Kõik on täna terved või? Siis saab pidu või? Jah. Et nagu siis täna on päris sünnipäev, aga eelmine kuu oli nagu mängusünnipäev või? Jah. Okei. No olen siin üles, natuke puhkame
lebotame ja siis vaatame, mis teeme. Hakkame salatit tegema. Ja see nana lubas minu sünnipäevaks teha seda makaronisalatit. Meie oleme vahepeal koju jõudnud, vaadake mu sonksi. Tegin just tegelikult endale nägu veits korda. Ülihalb valgus on igal pool, aga tegin endale just natukene nägu korda, et sünnipäeval okei välja näha, lihtsalt üli-kiiresti midagi. Ja meil on tegelikult praegult aega mingi tunnikene, enne kui me minema hakkame. Ja ma lõikan Erkile ruttu juuksed ära, sest et ta on siin puhkuse ajal täielikult karva kasvanud ja tuleb ilus sonks pähe teha. Seega teeme selle ära ja siis saame ennast nagu lõplikult kuidagi korda teha. Nii et teeme sellest sonksist midagi. Tada! See sai Erkist sangust. Ja habe sai ka korda. Kas sa oled rahul? Yeah. Aga juukselõikusega läks see natuke pekki, et mul sai masina laku tühjaks ja mul oli enamus masinatööst veel tegemata ja nagu mul kunagi, selle masina ma ostsin siis, kui ma koolis käisin, on ju. Selle masinaga sai nagu lõigata siis ka, kui see oli nagu aku tühi, ehk siis panen nagu juhtme taha, on ju, et juhtmega. Aga see juhe enam nagu ei töötanud ja siis Erki tegi nagu otseühenduse sinna laadija pessa, on ju. Ehk siis ma saan teda laadida, aga ainult siis, kui ta seisab mul laua peal, mitte ma ei saa samal ajal tööd teha. Ehk siis nagu läks veits aega ja veits nikerdamist, aga lõpuks sai ilusti lõigatud ja ma jäin väga rahul. Jõudsime nüüd sünnale ja siit te saate ilmselt mingid montaažid või asjad, sest et väga mingid jutuklippe siit ei tule. Aga hakkame sünnipäeva nautima. Sai tänaseks peetud, ülili tore oli ja ma ei tea, kui tavaliselt nagu mingi mängutubades läheb kuidagi aeg nagu pigem aeglaselt minu meelest, et see 3 tundi nagu täiesti piisav ja lõpus on juba nagu selline, et kõik saab läbi, on ju, siis täna läks kuidagi ülikiiresti, et nagu ei saanud arugi, kui see 3 tundi läbi oli, aga tõesti väga-väga tore oli, palju sai jutustada ja kõik oli ülimõnus ja ülitore ja mul on hea meel, et mu laps sai selle sünnipäeva, mida täiega ootas ja et see ei jäänudki nagu selle haiguse tõttu ära, vaid lihtsalt 6 aega hiljem, et sai peetud, aga me naudime siin oma laupäeva õhtut veel natuke edasi ja ma võtan teid juba homme kätte, kui me oleme pühapäevas. Tere, kaunist pühapäeva hommikut kõikidele. Meil on puhkuse viimane päev käsil. Väga uniste nägudega siin ärkasime, on ju. Veits raske oli, aga midagi taha ei ole. Aga meil tuli eile öösel siuke plaan, et läheks täna kütikale, kuna me siin mingi päev, ma ei ole muidugi nagu mingi lauaga sõitnud mega kaua, ma kunagi 8. või 9. klassis proovisin, aga ei olnud väga edukas ja nüüd me mingi päev olime Erki juures maal ja siis Talissil on lumelauad olemas ja siis me käisime seal isikliku künka otsas harjutamas ja nagu ma väga püsti ei püsinud, aga lõpus läks natukene paremaks, nii et ma tegelikult tahaks veel proovida ja veel edasi harjutada, sest tegelikult on mega lahe ja siis me mõtlesime, et me lähme kütikale, kogusime mingi kamba kokku, kes tahaksid minna ja lähme proovime, sest et kuidas sa ikka puhkuse viimast päeva sisustad, kui mitte aktiivselt millegagi tegeledes, nii et me praegu sõidame Erki juurde maale, võtame sealt lauad ja vaatame, kas keegi sealt kandist ka tahab meiega liituda ja siis läheme oma kamba kokku ja lähme. Nii et loodetavasti tuleb meil tore pühapäev, keegi midagi ära ei murra ja saame natukene teha näod, et me oleme mega sportlased. We are ready to go! Et see naala
siia Erki Empsi ja vanaema juurde ja hakkame minema, issand, vaadake, ma hakkan välja nüüd, panin torusolli siia, et mul oleks võimalikult soe. Mingi hetk hakkab niikuinii palav. Aga hakkame minema, vaatame, mis ja kas sellest midagi välja tuleb. Wish me luck. Meil on varustus käes. Lähme nüüd koperdama. On jääbki? Jah. Juhuu! Joo. Üritan teiega rääkida siin. Me oleme nüüd mõned tiirud ära teinud. Ma olen 2 korda käinud suurte vahedega. Essa kord ma ei saanud üldse hakkama, ma kogu aeg olin pikali ja Erki vend hoidis meid püsti. Aga teine kord ma juba sain ja ma peaaegu ei kukkunudki pikali ja suutsin ennast püsti hoida, nii et kas 3. kord tuleb veel parem Erki või? Nii et lähme proovime, ma teile siin mingi contenti ei saa filmida, sest et ma ei püsi isegi püsti. Nii et telefon on turvaliselt taskusse peidetud. Aga siit me sõidame alla, vuha ja tõstuki peale ma ei lähe, vaid tipa-tapa üles. Nii. Kõnnime praegu mäest üles, aga üritan veits rääkida teile. 3. korda alla. Keegi ei pidanud mind otseselt turvama, Erki kõndis muka kaasa, aga ma sain mõne päris suure hoo isegi sisse. Nii et tahaks sain niimoodi, et saab kuidagi ilma kõndimata ülesse või tõstukiga saab. Aga see tundub praegu minu jaoks next level. Nii et tuleb kõndida. Kas sa oled hea õpetaja? Ma saad hea tugiisik mul. Erki proovid midagi uut või? Kuidas ma siis nende saabastega üles kopperda? Siis lähed ootad seal järjekorras ikkagi? Ei, lähed järjekorda. No lähme siis. Lähme koos. Ära vee. Edu! Ei, ma tulen ka oota. Teen teile kiire update'i ennem kui siin õues päris pimedaks läheb. Aga kell on 4 läbi, 5 minutit ja me just lahkusime mäe pealt. Siis kell me tulime mingi 12 vist umbes. Nii et praktiliselt mingi 4 tundi olime. Ülitore. Ainuke asi, mis oligi see, et kuna mina tõstuki peale ei läinud oma lauaga, kuna ma niigi nagu tegemist, et mäe peal püsti püsida, siis iga kord see üles kõndimine väsitas nii ära, et see lõpuks lihtsalt enam nagu ei jõudnud. Ja siis nagu kadus see nii-öelda lõpu nagu selle asja ära, et sa lased alla mega lahe, kas üles tulemine, siis jälle nagu üleval istud nii kaua vaata. Aga mega lahe oli ja nagu kui ma alguses läksin tõesti ja ma üldse püsti ei püsinud, nagu väga halb oli nii, kui ma nagu külg ette läks, nii ma nagu kuksin pikali, sest ma ei osanud ennast tagasi pöörata, siis nüüd ma juba sain täitsa hakkama, mäest niimoodi alla, et ma ei kukkunudki ja tahaks täiega nagu veel proovida ja harjutada. Ja ma arvan, et edukas pühapäev ja Erki avastas, et talle meeldivad suusad rohkem kui laud, nii et Erki hakkab hoopis suusatama vist. Aga ma tahaks veel lauaga õppida, sest mulle see laua vibe nagu meeldib rohkem kui suuska teema. Aga lahe. Meil on nüüd koos üks väike hobikene, mida edasi aretada või? No, kaua algund on siis või? Jaa. Aga me nüüd sõidame Erki maale, sest et Naala on seal. Ja tahaks täiega süüa. Ja siis tegelikult ongi kell juba nii õhtu, et koduminek. Aga lähme maale, kõht on tühi ja Naala ootab meid. No, aga sa ootasid meid ka juba või? Ootasid meid koju või? No. Tšau, jah. Aga siin. Sööme kõhule ja see siuke tunne nagu kunagi oleks süüa saanud. Mega väsitas. Aga nii hea. Jõudsime lõpuks koju. Kell ei ole tegelikult üldse palju. Kell on 17:40, aga nagu väsimus on räige.
räige väsimus on, aga samas on nii hea ka, sest et puhkuse viimane päev sai sellise aktiivse tegevusega lõpetatud. Ja nüüd me arvatavasti pakime ennast lahti. Kõik asjad tuleb ära panna ja tahaks lihtsalt pikutada ja olla. Praegult on täpselt selline tunne, aga üli hea on ka. Sättisime ennast ja mõnusalt diivanile sisse ja ma ei ole seda mõnnakat kandnud siin Võrus oleku aja jooksul vist üldse, see oli mul ära kappi pandud, sest et kuidagi ei tulnud see üldse meelde, ei ole meelde tulnud, lihtsalt oled olnud kuskil diivanil teki all, on ju. Aga nüüd ma mõtlesin, et see oleks nii mõnus sossu siia sisse pugeda ja täpselt siuke nagu keha oli nagu veits külm, on ju, ära maha jahtunud ja nüüd on nii hea selle pleedi sees olla. Ja me tulime Erkiga diivanile, nagu ikka üks ühes otsas, teine teises otsas. Ja nüüd puhkame ja lubame endale seda väikest õhtust puhkusekest. Ja kuna ma ei ole selle puhkuse jooksul üldse nagu vlogide vaatamises hea olnud, ma olen mingi paar üksikut korda vaadanud mõnda videot, aga üldiselt mitte, nii et ma vaatan kohe, mis YouTube'is toimub, kes mida postitad on ja saan natukene vaadata enne kui tuleb homme töönädalasse sisse sulanduda. Nii et ma arvatavasti tõmban selle vlogi kokku. Ma loodan, et teil oli tore, kuigi ma väga palju siin ei kajastanud, aga meil oli väga tore nädalavahetus. Kõik eilne päev, õhtu oli nii tore ja täna samuti, et meil tuli see eksprompt otsus niimoodi mäele minna, oli nii lahe, sest et tõesti mega kogemus ja nagu tahaks nagu uuesti proovida, tahaks veel osavamaks saada. Ja kuna Erkile hakkas see mäesuusk täiega meeldima, siis Erki tahaks seda veel edasi sõita, et ühesõnaga nüüd tahaks veel ja vaadake. Ala tahab siia alla pugeda. No tule siis. Kus sa oled? Tuli mulle siia alla. Et võib-olla teile ei olnud väga tore vaadata või nagu väga sisukas vaadata, aga saite ikkagi mingi info, mis meil siin toimub, mis me siin teinud oleme. Ja ma sain üle pika aja jälle natukene vlogida, ma üritan selle veel kord rohkem natukene käppa saada, ma tundsin ise ka, et see oli nii kaootiline. Ühesõnaga, mis ma siin lobisen, mega tore oli veel kord vlogida ja väga lahe ja tegus nädalavahetus oli meil ja kui ma muidu nagu terve selle nädala veits kassisin etappi, et kohe on nagu töönädal uuesti, siis praegult on nagu selline hea vibe, et sai ikkagi midagi lahedat tehtud ja sai sellele puhkusele pandud siuke lahe punkt. Ma loodan, et teil oli ka tore nädalavahetus, et teil on olnud tore uue aasta algus ja selle video lõpuks, kuna me selle mäelainel siin oleme, sa võid mulle teada anda kommentaarides, kas ja kui palju sina üldse oled mäel käinud, kas siis mäes suusaga või lumelauaga, et mega huvitav oleks kuulda, et kuidas sa nagu alustasid või millal või mis staatuses sa sellega oled, sest et mul on veel pikk tee minna, aga tunne on juba nii hea. Kohtume juba varsti uues videos. Aitäh, et vaatasid. Tšau! Closed doors, I'm a fool for your love.